Oma igapäevaelus õpetan ma ülikoolis programmeerimist, aga täna ma tahaksin rääkida oma jõuludest, kus ma käisin esimest korda kirikus. Ma olin siis 14-aastane, meie enda peres tähistati jõule niimoodi toredasti, nagu inimesed seda ikka teevad, et meil oli ühine kuuse toomine, oli piparkookide küpsetamine, jõulusalmid ja nii edasi. Siis ühel päeval, mis oli nii-öelda hulk aega enne jõule, leidsin ma vanaema vana piibli tagatoast ja see oli koodikirjas ja ma hakkasin seda lugema. See oli väga põnev ja nagu ikka, inimene hakkab raamatut lugema algusest, hakkasingi mina piiblit lugema päris algusest ja lugesin neid lõputuid suguvõsa nimekirju ja kõike muud. Ja see põnevus minus säilis ja jõulude ajal tekkiski mõte, aga et läheks jõulude ajal kirikusse. Ma kutsusin kaasa sinna ka oma õe, kes oli ka põnevil ja tuli minuga kaasa. Ja niimoodi me jõulude ajal siis kirikusse läksime. Ilm oli hästi karge ja külm, ka vinge tuul puhus ja niimoodi me läksime nii-öelda üle lageda välja kiriku poole. See oli maakirik, mis siis oli ka ühtlasi külm ja käisime seal kirikus ära, jõudsime sooja tuppa tagasi, piparkookide tegemise taigen juba ootas, aga ometi selle kiriku käiguga oli minu jaoks midagi muutunud. Seal selline üleloomulik rahu tuli minu südamesse, mida ma ei osanud seletada, milles oli midagi suurt ja midagi võimsat, mis on sellisest inimloogikast suurem. Nii et see õhtu minu jaoks muutis elus päris palju. Tuli selline sügavam mõistmine, et üleloomulik on olemas ja ometi ma ei hakanud pärast seda ka kohe kirikus käima, aga miski oli muutunud. Nii et ma usun, et ka täna jõulude ajal on Jumala rahu ja ligiolu lähedal. See on Kristuse tulemise aeg, see on Kristuse lähedale tulemise aeg. Ja ma usun, et Kristus on leitav ja et see sügav rahu on leitav. Et ta on leitav kõigile, kes seda otsivad ja mulle vahel tundub, et ka neile, kes seda nii spetsiaalselt otsima ei lähegi. Et sellise avatud südamega on võimalik seda leida. Ja ma soovin kõigile jõulurahu südamesse.